Hei, kas sulle meeldib krõpsu süüa? Mulle küll meeldib, aga krõpsudes on tihtipeale ka rasva. Täna uurime, kuidas ise koduste vahenditega testida, millistes krõpsudes on rohkem rasva ja millistes vähem. Ja väga lihtne, mis meil selle jaoks vaja läheb, otse loomulikult krõpsud. Krõpsud number 1, krõpsud number 2. Nüüd selleks, et meil oleks kõik ilusti täpne ja teaduslik, me oleme mõlemasse topsi kaalunud täpselt 5 grammi krõpse. Nii et siis meil teame, et meil on täpselt sama kogus neid ja me saame tulemusi pärast omavahel võrrelda. Nüüd selleks, et seda rasva siin sees siis näha, siis kallame need krõpsud siia ruudulisele paberile. Ruuduline paber on hea selleks, et kui see rasv nüüd hiljem siit krõpsudest välja imbub, siis me saame ruutude järgi kokku lugeda, mitu ruutu rasvaseks läks. Nii, asetan siia peale siis sükse majapidamispaberi ja nüüd tuleb lõbus osa. Krõpsud tuleb ära purustada. Nii, ilusti paberi keskel. Võiksid olla täitsa väiksed. Nii, võtame paberi ära. Kõik, mis jääb siia külge, lükkame tagasi. Nii. Ja siis mõned üksikud, mis me näeme, et on jäänud suureks, tuleb veel. Väga hea. Nii, ning nüüd vaatame, et ilusti kõik oleks paberi peal. Nüüd teeme sama teiste krõpsudega. Teine paber, et mitte midagi omavahel sassi ajada. Nii, kõik, mis paberi külge jääb jällegi ilusti siia peale. Mõlemale katsele tuleb anda rahulikult 3–5 minutit aega, et rasv saaks krõpsudest siia paberi sisse imbuda ja me teaksime täpselt, kummas on rohkem rasva. Meie krõpsud on saanud nüüd oma rasvasid siia paberi sisse immutada. Vaatame, mis tulemused on. Nii, ettevaatlikult pudistame tagasi topsi, kõik puru, sest siis saab selle pärast ära süüa. Nii. Ja nagu me näeme, on paberi peal täitsa näha rasvaplekk. Nii. Ning teine katse. Ning ka siin on näha rasvaplekid. Nüüd tuleb kokku lugeda, mitu ruudukest on rasvased. Number 1 paberil sain 78 tervet rasvaplekki, nii et terve ruut oli rasvaga kaetud ja 252 sellist ruudukest, kus oli osaline rasvaplekk. Ning teisel paberil sain 80 tervenisti rasvaga kaetud ruudukest ning 362 osaliselt rasvaga kaetud ruudukest. Nii et selle katse tulemusena ma saan öelda, et number 2 krõpsud olid rasvasemad kui number 1 krõpsud. Mine nüüd sinagi ja proovi, milliste toitude rasvasisaldust sellisel meetodil veel võrrelda saab.